Tere ilusat teisipäeva, taas kord aeg tegutsemisampsuks. Teisipäevad on mul lemmikud nädalas, sest et alati tulevad mulle põnevad külalised siia vestlema, kuidas teha midagi efektiivselt ja täna on mul külas Õnnela. Õnnela on assistendikooli juht ja tema teab täpselt, kuidas alustada delegeerimisega, mis on need hirmud ettevõtjatel. Nii et kui sina täna meid kuulad või kuulad hiljem järgi, siis kindlasti anna märku, et kas sa kõnetas mingi punkt ja mine tea, võib-olla järgmine samm ongi see, et sinu ettevõte saab kasvada sellepärast et sul on võetud abijõudu pardale. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal nädalal siin grupis veebikooli ettevõtjatele toimuvad laivid, kasulikud laivid ettevõtjatele ja Õnnele asumegi kohe asja kallale. Rõõm sind taas kord siin näha. Tere kõigile ja aitäh, Triin, et sa mulle järjekordselt selle imelise võimaluse andsid. Ja Triin ütles nii kenasti, et toimetan siin assistendikooliga, aga mis asi see assistendikool üldse on? Ma paar sõna räägiks sellest ka. Et assistendikool siis on selline kool, mis pakub nendele inimestele, kes unistavad asukohavabast ja paindlikust eluviisist, ehk siis me õpetame virtuaalassistente ikka sellepärast, et ettevõtjatel oleks kvaliteetsemat teenust võimalik tarbida. Ja loomulikult sealjuures ei saa unustada ka ära ka ettevõtjaid, nii nagu Triin ütles, et ettevõtjatele on keeruline aru saada, et millal võiks delegeerida ja kas võiks delegeerida, et siis me ikkagi toetame ettevõtjaid ka sellel teekonnal. Ja tihtilugu küsitaksegi, et kes see virtuaalne assistent on, et kas see siis AI abiline või et kes see on siis? Ja põhiliselt ongi, et AI ei ole AI, ta on ikkagi täitsa lihast ja luust inimene ja võiks võrdusmärgi panna. No isegi ei saa tegelikult võrdusmärki panna tavalise kontori assistendile, sest see virtuaalne assistent on ikkagi nii palju suurem ja nii palju suurema teenuste pagasiga, et ta lihtsalt on kaugtööna virtuaalselt toetav, ma isegi tahaks öelda juba täna ikkagi strateegiline partner. Et ta ei ole lihtsalt tööde ärategija, vaid me täna ikkagi koolitame selles vaatevinklis, et nad hakkaksid ikkagi suuremalt kaasa mõtlema, et olla ikkagi tõeline partner. Ja mitte ainult admin töid ära tegevad, vaid ikkagi päriselt selliseid suuri asju, et Triin ise omast käest teab ka, kui palju tegelikult ikkagi tema ja veebikooli assistentide tiim on aidanud ikkagi veebikoolil toimida ja kasvada. Just nimelt nii tore, et sa selle välja tood, et ei olegi ainult admin ülesanded, mida võib-olla alguses arvatakse, vaid palju suurem ja eraldi need ju virtuaalsed assistendid ka spetsialiseeruvad valdkonniti. Nii tore, mida täna kuulama tulnud veel ka Kertu, Tiiu, Katri, et nii tore, et te annate ennast märku. Nii tore, jaa. Aga mida ma täna tahtsin teile jagada, on tegelikult just ettevõtjate vaatevinklist ja esitada sellise küsimuse, et kuhu teie aeg kaob. Et ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes on vahel tundnud seda, et justkui teed orav rattas hommikust õhtuni, checklistid, tabelid, asjad, aga tegelikult ettevõte justkui nagu ei kasva, et andke kommentaarides märku, kui siin mõni ettevõtja on selline, kes on just pisikene üksi toimetav või perekonnaga toimetav, et kuidas teil endal tunne on. Ja siin tegelikult tihti mõeldakse hoopis seda, et probleem on justkui aja planeerimises. Mina täna väidan, et jah, natukene on aja planeerimine, aga küsimus on, millega sa seda aega sisustad. Ehk et mis on need tegevused, mis on sinu selle aja kõik ära võtnud. Ja see on minu meelest palju olulisem aru saada. Mis on need tegevused? Kas ma pean neid tegema ise või ma saan need ära anda? Ja ma kogu aeg küsin ka seda, et kui ma käin ettevõtjatele rääkimas, et kui me ikka ettevõtlusega alustasime, et siis mis oli see teie miks? Miks te tahtsite seda tööd teha? Ma ei usu, et enamik mõtles, et ma loon endale töökoha, ma olen 24/7 rakkes, peret ei näe, tervis on, jumal, milleks see tervis, kui ma pean, ma ei tea, seda, teist ja kolmandat tegema. Et mina küll mõtlesin seda, et ma tahaks ikka mõnusat sihukest vabadust. Otsustada, millal ma mida teen, otsustada, kellega ma mida teen, millal ma puhkan, milliseid ülesandeid ma teen. Aga ma olen täpselt samas kohas olnud nagu enamik ettevõtjaid, et ma teen ise kõige paremini. Ma teen nii kiiresti, mul ei ole mõtet ja see õpetamine üleüldse võtab nii palju aega, et miks ma seda ressurssi kulutan. Aga ikkagi ühel hetkel sa saad tegelikult aru sellest, et meil kõigil on ju 24/7. Ja mul on oma klientide puhul ikkagi väga hea näide, et kui sinu enda tegevus on selline, kus sa päeva aeg toimetad oma klientidega, no näiteks iluteenindaja
siis millal ta teeb neid mingeid arveid, millal ta paneb mingitesse keskkondadesse müüki oma tooteid, ta teeb seda une arvelt. Ehk siis päriselt ongi see küsimus, et millega te oma aega sisustate. Ja siin ongi hästi oluline, et mõelge, milliseid rolle te oma ettevõttes kannate. Me oleme raamatupidajad, me oleme võib-olla müügijuhid, me oleme klienditeenindajad, sõltuvalt valdkonnast, ma ei tea, veel midagi. Et mõtle läbi need rollid, kus sa oled, pane kohe päriselt kirja paberi peal. Mina olen ise seda läbi teinud, et ühel mastermindil osaledes siis paningi päriselt kirja, milliseid rolle ma oma ettevõttes kannan. Ja muidugi võib siin mõelda seda, et ma olen hunt Kriimsil, mul on 9 ametit, ma olen ise veel nii uhke selle üle, et ma teen ju kõike, sest ma multitaskin kõik, ma olen nagu hüper super. Aga tegelikult ju, ma ei tea, kas teie olete tundnud, mina küll olen tundnud seda, et kui ma pean hästi kiiresti, hästi tihti päeva jooksul vahetama neid rolle, siis tegelikult aju väsib. Triin, kuidas sinuga on? absoluutselt nii ongi, et siis vahepeal teed sotsiaalmeediat, siis strateegiliselt, siis vastad meilidele, et neid tegevusi tegelikult on päris palju, et mida siis teha Õnne, kust siis peale hakata, et ma kirjutan näiteks välja, mis on minu tegevused, et mida sa soovitad edasi. Ehk et ongi see, et kui sa kirjutad välja oma need tegevused, siis nagu ma enne tegelikult ütlesin, on see aja mõõtmine ka kõige olulisem, ehk et tegelikkuses alustad aja mõõtmisest. Mina hakkasin ise uuesti tegema nüüd reedest ja ma päriselt panen Toggle'i tööle, ükskõik mida ma teen, kui ma lähen lõunale, kui ma istun, loen raamatut, ma panen selle kirja, kui ma teen mingid tegevused, siis esimene samm on mõõda aega ja tee seda näiteks nädal aega. Mida põhjalikumalt sa need kanded sinna sisse kannad, seda parem on sul pärast edasi liikuda nende tegevustega, ehk siis sa saad paremini aru, palju sul läheb seal, ma ei tea, meilide haldamiseks, palju sul läheb seal sotsiaalmeedia tegemiseks, noh, vastavalt sellele, mis on sinu ettevõttes need tegevused. Et mina ise kasutan toggle.com-i, neid rakendusi ilmselt on veel ja see on minu meelest üks alus, ehk et mõõda aega. Teiseks on siis see, millega ma juba rääkisin põgusalt, pane need rollid kirja. Ja kuna sa oled aja ära mõõtnud, siis sul on ilusasti kirjas ka seal need tegevused. Ehk siis iga rolli juurde, näiteks raamatupidamine, oled raamatupidaja, kirjuta lahti need tegevused. Mis on need tegevused, mida sa seal selle rolli raames teed? Siis no näiteks on ju kalendri haldamine, e-kirjade sorteerimine, sotsiaalmeedia postitus, sõltuvalt mis müts sul parasjagu peas on, et kirjuta need kõik lahti. Siis nende tegevuste lahti kirjutamise juures mõtle ka seda, et kas esiteks ma pean seal ise sees olema. Kas see tegevus toob minule otseselt raha, et kui mina seal sees olen, et kas ta toob mulle otseselt raha või kliente. Kas ma pean võib-olla seal kaudselt sees olema, et mitte võib-olla nii tihti ja mitte nii palju, võib-olla mingid osad saan ära anda. Või et kas see on üldse admin tegevus, et ma ei peagi seal üldse olema. Kui sa selle analüüsi enda jaoks ära teed, siis sa saad juba aru seda, et okei, et ma ei peagi igal pool olema, mis tähendab, et sa juba mõtled mingite tegevuste peale, et need ma saan ära delegeerida. Ja kui sa nüüd oledki need tegevused kaardistanud, pannud niimoodi paika need asjad, siis sa saadki tegelikult alustada vaikset viisi delegeerimisega. Kolmas samm, mille peale sa kindlasti pead mõtlema, kui sa nüüd hakkad delegeerima, on see, et kuidas sina juurdepääse jagad, kus on sinu paroolid. Sest kui sa võtad ikkagi virtuaalassistendile abiks, siis tihti eeldab see mingitesse keskkondadesse juurdepääsu andmist. Mina kasutan LastPassi, on olemas ProtonPass, et erinevad paroolihaldurid, kus on võimalik jagada oma tiimiga paroole niimoodi, et tegelikult nad neid paroole ei näe, aga nad saavad juurdepääsud. Et see on see koht, mis on hästi oluline ka läbi mõelda, et seesama turvalisuse koht, sest assistendid ikkagi on juurdepääsuga väga erinevatesse keskkondadesse, nad ei saa lihtsalt oma tööd muidu teha. Et muidu on see ikkagi niisugune mikromanageerimine, et mingi osa teeb ära, aga sina pead ikka minema edasi tegema. Pigem on see, et anname juurdepääsu, nad teevad terve selle töölõigu ise ära. Ja eile ma just Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupist rääkisin juhenditest. Et
sama olulised, kui on need paroolidele mõtlemine, on seesama juhendite koht. Kui meil on kõik asjad siin peas, siis sa ei saa delegeerida. Sest ainult sina tead, kui sina kukud rivist välja, siis töö seisab. Et kui sa teed oma igapäevaseid ülesandeid, siis täna on ju väga lihtne. Kui sa oled arvutis, paned ekraani salvestuse käima, teed ekraani pilte. Minule meeldib voice ida chat GPT-sse sisse pikalt oma mõtted ja ta tegelikult ütlen talle, et palun tee nüüd sellest korralik juhend. Ta teeb mulle selle juhendi valmis, ma saan sinna vahele ekraani pilte panna, aga ma ei ole nagu ise nii pikalt trükkima pidanud. Et see on hästi mugav ja lihtne. Et praegusel juhul ongi siis need 3 asja, on ju, mõõda oma aega, pane paika oma rollid ja tegevused seal all, mõtle läbi ka, et kas sa pead ise seal juures olema ning 3. on siis mõtle läbi ka need paroolide haldused ja juhendid. Et need on kindlasti vajalikud. Aga mul on selles mõttes üks hea lahendus teile, et ma lõin sellise rakenduse, et juhi fookuse audit ja see on selle mõttega, et kui sa oled oma aja mõõtmise ära teinud, siis sa saad sinna kenasti, ma tegelikult võib-olla jagan kohe ekraani ka samal ajal, kui ma räägin. Nii, kohe, et siis ma näitan. Panin siia kommentaaridesse ka juba lingi ära, et saab minna uudistamast auditit. Nii, ehk et kui sa oled oma aja mõõtmise ära teinud ja saanud nagu selle esimese ülevaate, siis sa saad märkida, palju sa tunde tegid nädalas. Just sellepärast ma ütlesingi, et nädal on hea, et paneme siia näiteks tegime 100 tundi. Nii, Nii, ja siin on juba mingisugused rollid paika pandud, ehk siis sa saad ära märkida iga asja peale, palju sul tunde kulus. Sa saad ära märkida, kas ta toob sulle otseselt raha, kaudselt klienti või ta lihtsalt on toetav töö, ehk ta ei too sulle, ehk siis sinu tegevus sinna sisse panustatud ei too seda raha. Et sa saad ära märkida. Ja nii saad teha erinevate kannetega siit. Ja sa saad ära märkida ka selle, et kui sina tegeleksid selle strateegilise poolega, palju sinu tunni hind oleks. Sellisel juhul, kui sa näiteks oled koolitaja, käid koolitamas, mis su tunni hind oleks siis selle koolitamise eest. Vaikimisi on siin 100, te saate seda ise muuta. Ja juba siin all tegelikult ta juba annab märku, et 3 tundi oleks delegeeritavad ja 3 oleks osaliselt delegeeritav. Ehk siis osaliselt delegeeritav tähendab seda, et võib-olla mingid asjad teed sa ikkagi ise, aga mingid asjad sa lased assistendil teha. Ma toon jälle raamatupidamise näite, need on kõige lihtsamad näited, et assistent saadab võib-olla arve välja, aga sina tegelikult maksad pangas ise ikkagi. Et sa ei lase assistendil maksta või raamatupidaja ei pane sulle panka maksmisele, et sa käid ise, teed seda. Ja siit, kui nüüd edasi lähed ja sul tekib, et oota, mul on veel mingisuguseid tegevusi. Ma panen siia. Ja siis, kui sa nad iga rea alla paned, iga tegevus uuele reale, siis sa saad luua siit tegevuste nimekirja, ehk siis sa saad uuesti märkida ära nende tegevuste mahu. Ja kui sa edasi lähed, siis tegelikult juba sa saad aru, et okei, 10 tundi on mul võimalik ära delegeerida ja see on 40 tundi kuus ehk 520 tundi aastas ja tegelikult rahaliselt. Palju sa nädalas kaotad, et kui sina teed oma näiteks 150 eurose tunni hindega tööd, mida teeb tegelikult assistent 25 või kuni 35 eurot tund, siis see vahe on sul kaotatud raha, kui sa saaksid päriselt panustada. Ja äpp annabki soovituse siis, mida sa võiksid esimestena delegeerima hakata. Ja ei pea üldse suure mahuga alustama, võtta see 10, 20, üks väike asi, mida sa enam teha ei taha, anna edasi. Mulle nii meeldis see visuaalselt, kui hea see oli Õnnele, et võib-olla sa mõtled, et mis tegevused mul on, sa hakkad mõtlema, aga et sa tõid need juba plokkidena välja, et nii hea on need nagu täita ära. Ja kuidas ta annab ka seda, et mis toob sulle otseselt müüki ja mis ei toogi. Ja sellepärast ongi hea, et tegelikult kui sa mõõdad alguses selle aja ära ja mõtled läbi, mis rolle sul on, osad on juba täidetud, sa saad juurde teha, sest et meil on ju nii palju erinevaid ettevõtjaid ja nende tegevused ongi väga erinevad. Kõiki asju ei ole võimalik välja tuua ette juba. Jah, ja et sa olid veel lisanud selle ka juurde, et sa saad lisada, et mis seal nimekirjas ei olnud, mis on sinu omad, et nii hästi läbimõeldud see audit Õnnele. Ja tuleb ka siin, et Tiiu ütleb, et väga hea audit ja Kaja ütleb, et juhi fookus audit annab tõesti nii hea ja ausa ülevaate ka.
Mhm. ja selles mõttes, et kui ongi siin, sa saad auditi ära teha, siis see suunab kenasti kohe sinna virtuaalassistentide andmebaasi, kus sa siis võib-olla saad juba natuke käia surfamas ja vaadata, et äkki keegi jääb silma. Ja kui sa ei saa üldse aru, kuidas see värbamine või mitte see värbamine, vaid delegeerimine võiks käia, siis tegelikult ma lõin ka võimaluse konsultatsiooni teha tund aega, et mul just ühe ettevõtjaga oli konsultatsioon ja sealt tuli hästi positiivne tagasiside, ta sai nii palju paremini aru, kuidas virtuaalassistendid toimivad. Ja siis juba edasi saad edasi minna, kas siis ise kuulutades või siis ka assistendikool pakub värbamisteenust. ma ütlen, et väga hea asi on see värbamisteenus, sest see võtab tegelikult juhilt ära nii palju pinget sellega, et ma pean ise jälgima neid CV-sid. Ja ma olen alati juhtidele öelnud, et kui te panete lakoonilise kuulutuse kuhugi, siis ega te ei taha pärast seda enam virtuaalassistenti, sest teie postkastid on umbes ja see saab kõik alguse sellest, et te ei ole iseenda jaoks läbi mõelnud, mida te tahate, mis on need rollid, kuhu te aeg läheb, mida te üldse delegeerida tahate. kõik algab ikkagi sellest eeltööst. just nimelt, et mida parem see töö pakkumine, kuulutused, siis seda lihtsam on tegelikult leida ka seda inimest, et siis see inimene, kes kandideerib, näiteks virtuaalne assistent, tema teab täpselt, ahah, kas ma neid ülesandeid saan teha, võib-olla on üldse vaja 2 virtuaalset assistenti. Ja nii nagu meil just juhtus hiljuti, et esmaspäeval oli konsultatsioon ühe ettevõtjaga ja alguses oli ta mõtles, et ta võtab ühe ja nüüd ma eile kuulsin, et ta võttis 2 endale et no nii äge. Et ongi, et see üks virtuaalne assistent ei pea kõike katma, et võib ju teha ka koostööd mitmega. Absoluutselt. Wow. Katrin ütleb ka, et nii hea ja kasulik tänane Õnnele see jagamine, et ettevõtjale kohustuslik vaatamine ja kuulamine. Ma tahaks loota küll, et üha rohkem ettevõtjad jõuavad sinna, et ei pea ise tegema, sest noh, meil on ka piiratud aeg. Ja kui sa ei taha, et su ettevõte kasvab, siis võid üksi teha. Aga kui sa tahad ikkagi kasvada, ehk siis see eesmärk, miks sa selle ettevõtte lõid, seda natuke vabadust nautida, siis ilmselt üksi sa hakkama ei saa lõpuni. Just nimelt. Ja mulle meeldis ka see Õnnele, et sa tõid välja selle, et sa võid teha neid asju, mis tegelikult ei too sulle raha sisse, aga siis sul jääb seda mõtteruumi või sellist inspiratsiooni tekkimise kohta või sellist, et midagi uut välja mõelda, mis võib-olla toob sulle rohkem tulu sisse. Täpselt, jah. Näiteks mina olen raamatupidaja ja ma tean seda, et kes teevad ainult kord aastas majandusaasta aruannet, siis kui neil ei ole kohe süsteemi, siis nad hakkavadki otsima praegu aasta vanuseid dokumente ja pildistama, siis nad lükkavad seda edasi ja siis see lihtsalt koguneb ja siis tegelikult mõeldagi, kui palju nüüd aega juba see mõttelt võtab ära, selle võiks ka juba kirja panna, et ma jälle mõtlen. Täpselt, no tegelikult ongi niimoodi, et me ei adu seda, kui palju me tegelikult enda mõtteruumi kinni paneme erinevate asjadega, kui meil oleks need süsteemid olemas ja kui ma tõesti ei peagi kõigi asjade peale ise mõtlema. Et see on nagu ka, et ma tean, et toimib ilma minuta ka, et ma võingi rahulikult võtta see 1-2 vaba päeva, ma tean, midagi ei juhtu. Ja mulle nii meeldis ka, et sa tõid välja veel selle ka, et teha need SOP-d ehk siis tööjuhendid, et võib-olla isegi jääd haigeks ja vajad lihtsalt nagu kogemata abi, kui saaks nii öelda, et töö ettevõttes ei jääks seisma, et võib-olla pead just olude sunnil pead kedagi võtma, et siis on ka nii hea, et sul juba olemas need juhendid ja võib-olla isegi läheb vahepeal meelest ära, kus teed mingit asja harva, korra aastas, see on nii hea, kui sul juba endal ka need juhendid on, et see on igal juhul on mõistlik teha neid juhendeid. Ja võtame kas või füüsilise ametiga, näiteks müüja, oled, noh, seal ilmselt on olemas kogu aeg mingid asendused, aga täitsa lampi on ju, no jääb haigeks ja oletame, et on veel pereäri, eks ju, siis läheb tütarpoeg, kes iganes sinna, aga ta ei tea isegi, kuidas kassaaparaati, sest ema on kogu aeg toimetanud, on ju. Ka juhend, on ju, vajuta sinna, tee seda, ongi kõik, eks ju. Jah, et see on ka selline hästi eluline näide, et mis siis saab, et ei saa ju jätta poodi kinni lihtsalt. Täpselt, et keegi tuleb asemele, aga see keegi peab oskama siis toimetada seal nii, nagu sina toimetad. Õnnela, aitäh sulle. Mulle nii meeldis, kuidas sa rääkisid sellest nii lihtsas keeles, et see ei ole nii nagu õudne selline delegeerimine, et kui sa oled läbi mõelnud, kuidas sa paroole jagad, millised on need tööjuhendid, et need samm-sammult ja see juhi fookusaudit, see aitab nagu seda kõike struktureeritult teha. Väga lahe. Ja kui sa kardadki neid paroolide teemad, siis assistendid on alati need, kes aitavad ka läbi mõelda, et kuule, mis oleks kõige parem, kuidas neid juhendeid teha, sest kui sul ei ole juhendit, siis assistent saab väga kenasti aidata ka sul juhendit luua, kui oma töö käigus juba.
noh, nii kui sa ei taha juhendit teha, siis anna see ka jah, assistendile. täpselt, nii ongi. Sest tihtilugu ongi mõned sellised keskkonnad, mida võib-olla ettevõtja ise ei teagi, aga assistent teeb endale selgeks ja saab kasutada selle ettevõtja töös. just, jah, nii on. Aitäh sulle, Õnnela, ja aitäh kõigile kuulajatele ja kommenteerijatele, nii tore, kui te alati kommenteerite siin. Ja selle õpiampsu loeme ka Youtube'i, et hiljem saab sealt ka järgi vaadata. Ja aitäh ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau.